Tere kuulama, siin uudisteeter stuudios Rohkede Velak. Riigikogu hakkas eile arutama valimisseaduse muudatust, mis annaks lapsevanematele valimistel sõltuvalt laste arvust lisahääli. Arvestades paljusid juriidilisi ja tehnilisi probleeme, otsustati, et valimisseadus täiendatakse revolutsioonilisemal viisil ning lisahääli ei anta mitte lapsevanematele, vaid valimisõigus üldse antakse ainult lastele. Lapsed on meie tulevik, teatab valitsus ja lisab, et nemad hakkavad homses Eestis elama, töötama ja õppima, seega on valimisseadus, mis näeb ette, et valimistel käivadki valimas ainult lapsed, tegelikult igati loogiline. Valimisõigus on lapsel kuni täisealiseks saamiseni, vanuselist alampiiri ei seata. Kuna väga paljud täiskasvanud inimesed ei ole kunagi valimistulemustega rahul ning üha süveneb poliitikas pettumine ja valimas mittekäimine, tulebki võimalus lastele anda. Täiskasvanud on vihased valitsuse peale, ükskõik milline see ka ei oleks, ja see näitab, et täiskasvanud valijad ei tule oma ülesannetega toime. Järgmine parlament valitakse juba ainult laste poolt. Kohalikud valimised on nüüd sügisel viimased Eestis toimuvad valimised, kus valivad veel täiskasvanud inimesed. Ja veel samal teemal. Tööinspektsiooni ja meedikute esindajatel lõppes eile 2-päevane töökohtumine. Peamiseks teemaks olid valimiseelsel ajal kampaaniat tegevad poliitikud ja nende tööajast kinnipidamisega seotud küsimused. Eestis on pea iga aasta mingisugused valimised ja mida lähemale valimistele, seda aktiivsemalt poliitikud ringi liiguvad, võtavad sõna, väitlevad, käivad ukselt uksele, avaldavad igal võimalikul juhul oma arvamust, avavad ja sulgevad kõike ja tahavad kuulda valijate arvamust. Sõnaga meedikud ja Tööinspektsioon on seisukohal, et nii kurnavad poliitikud end alati enne valimisi ära ja ei suuda pärast valimisi, seetõttu enam kuidagi inimestele kasulikud olla. Kui valimised läbi saavad, siis hakkavad poliitikud taastuma ja tavaline töörütm saadakse kätte alles vahetult enne järgmisi valimisi ja kogu karussell algab otsast peale. Seetõttu jõuta juba puhtfüüsiliselt kunagi valijatele antud lubaduste täitmiseni. Kiiremas korras tuleks poliitikud panna töö- ja puhkeaja seadusest kinni pidama, et poliitikust tuleks ka peale valimisi asja, leiti lõppdokumendis. Ja korralduslikku. Riikliku unustuse hõlma pressiteenistuse teadete kohaselt on unustuse hõlm ülekoormatud ja sinna ei mahu enam midagi. Viimaste aastate jooksul on unustuse hõlma vajunud nii palju lubadusi ja sigadusi, et hõlm töötab juba pikka aega suure ülekoormuse all, seetõttu enam alates eile keskpäevast unustuse hõlm ajutiselt ei töötagi. Erandkorras tuldi eile vastu Pärnu elanik Mart Keevile, kelle pisiki üleaisa löömine siiski vastu võeti. Kuna valimised ei ole enam kaugel, on unustuse hõlma vaja ruumi, mida saadakse vanade unustuse hõlma vajunud tegude ja lubaduste väljaviskamise tulemusena. Hõlma pressiteenistus vabandabki, kui täna ja homme tuleb inimestele taas meelde palju ebameeldivaid seiku ja antud lubadusi. Ja Keskkonnaministeerium annab teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema, vaatamata sellele, et sorteeritud prügi jõuab suuremas osas prügimäele või ahju, mitte taaskasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügimäel hoidmine lõplikult taaskasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi ise taaskasutada, kui meie sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Eetris olid uudised.